ja eelmine video ja just siin poolikuks. Kuidas ma sattusin, sellest näete nüüd. Aja, ei tulnud välja ju. No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja käes on juba hommik, nii-öelda siis Võhandu maratoni järgne hommik. Ja mõtlesin nagu ikkagi minul omaselt väike matk. Kõnnin jala Põlvasse ja olengi Ruusale jõudmas kohe. Ma tean, et põhikool pandi kinni, aga siin on kohe mingi mahajätud maja. Põleng, ei, lihtsalt ära rääsunud. Nimetaks maju niimoodi. Seal paistab vist bussipeatus on ju. Siit saab ka juba sisse keerata. Lähemegi siit sisse vaatame, mis me siit pakub. Minu arust see on vana koolimaja, vist põhikool, mis kinni pandi. Nagu ikka väikses kohtades. Ilust männid, need mulle meeldivad. Siin oli siis vanasti kool, põhikool. Okei. See on kauplus või? See vist vaevalt lahti on. Ma ei tea. Hästi rahulik on küll siin nagu. Jalkaväljad paistab tagant või? Need lilled isegi veel õitsevad. Kultuurimaja on see hoopis, okei. Ruusa põhikool ja kultuurimaja. Huvitav, kus see põhikool enam ei tööta, mis see siis silt seal siis on veel jäetud. Näed, jõuki saal isegi. Kuule, Pingsi väljak. Kuule, siin on päris äge. Nii, kuule, korv. Kahed palli ole, nüüd teeks väikselt viskad. Laululava on taga veel. Kuule, aga siin nagu isegi on midagi või? See on päris äge tegelikult ju. Okei, väike laululava. See saaks esinema tulla, Mr. Garfield. Väike jalkad saad taguda. Lõuksi tõmmata siin. Mitte kellegi levat, lihtsalt ise trenni teha. Seal on mingi palju. Vaat, me lööme värava ka siis, kui me oleme juba siin. Keegi teeb tööd juba seal. Värav. Olemas üks kirjas vähemalt. Noh, siin on veel mingi istumiskoht ja ma ei tea, kas see kuulub sellele majale või? Viht oli seal. Huvitav, kas kellelgi on saun siis kuskil. Hästi nagu imelik, nagu oleks kellegi hoovis, aga tegelikult on erakoht, prügikast, vesi. Võib-olla kuskil saun siis, kui see viht oli. Huvitav küla selles mõttes. Aga ma ei tea, mulle meeldib. Kui see pood päriselt ka lahti on, siis on külarahval tegelikult päris mõnus ju. Saab õlle otsa saunas, hüppad kõik kiirelt poest rätikuga läbi, vaata enam-vähem, kui see pood seal on. Ma ei tea, palju rahvast elab, muidugi ma uurin selle välja, panen siia alla nüüd. Ma peast pakun, et mingi 207 inimest. Ma arvan, see päris ei pakkumine. Vaata, mis õige on siis pärast. Parkla, prügikassid on, see on hea. Biolagunud jäätmed isegi on eraldi veel. Aga see oleks mingisugune reeglistik peab olema vist enam. Seal on lausa isegi 3-kordne maja ka veel. Kui jah, siis võib-olla panin ikka mööda, võib-olla ikka veel rohkem rahvast siin. Aga igal juhul, seal oligi päris lahe, mingi istumiskoht oli seal maja kõrval ja väike lastepark. Ja see mõistsin päris raamatukogu või lasteaed, ma ei tea midagi sellist või. See raamatukogu oleks muidu päris huvitav koht selles mõttes, et päris väikses kohas nagu saad ikkagi võib-olla seda ajalehti, kellel ei käi sealt võtta, vaadata ja lugeda. Aga ma arvan, see on lasteaed ka miski pärast. Taga paistab mingisugune laste mingi plats ka. Avalik internetipunkt. Pühapäev sulle. Laupäevaga kinni, see on päris huvitav. Okei, reedel 5-ni. Ja sinna on vist enam pühapäev, et sinna veel asja ei ole. Nüüd avalik internetipunkt on ka tähtis koht. Kas see on lasteaed siis või? Ma ei tea, värav küll läheb sisse niimoodi siit. Võra vaadata. Räpina lasteaed hoopis. Okei. Nojah, see on väga tore. Ma käisin ise ka lasteaias, nii et eks ma neid lasteaedu tean ju. Nimelik lause. Mõisavahe tee. Nagu Tartus on Hannelinnas Mõisavahe tänav. Aga ilus pink jälle ja pinki katsetada ju. Ma ei tea, päris hea. Paneks mingi hinde, ma ei tea, täitsa mugav on. No eelkõi on see madalam alus natukene. Minu arust see mõnus on nagu, et kui on väga kõrg lihtsalt on imelik. 7 näiteks, noh. No nii, järjekordne teadete tahvli vaatamine, kas siin on midagi huvitavat. Tavast me ikka vaatame neid, aga vaatame alustame siit pihta siis, mis siin on siis. See on möödas juba. Okei, Tiina Paasik, kuule. Tuttav nimi kuidagi. Okei. Nii, kauplusauto. Suitsukanad, värske räim. Kas räim saab üldse värske olla kunagi või? Võib-olla saab küll, jah. Vaatame, kas siinpool on ka midagi või. Väli jõusaal. Mis
siin veel on siis? Oh, see on klassika, see peab olema lihtsalt. Okei, ma ei tea, minu arust on väga armas küla tegelikult, et paneelikad, ma ei tea, või noh, ei ole midagi nii hullu tegelikult, ei tundnud kuidagi nagu nii siukse võõrkehane siin külas kuidagi, ma ei tea, täitsa okei. Lusikapood. Okei, Reinu pitsa. 10-st 4, nagu iga päev lahti siis või? Jah, täitsa huvitav, siuke pood. Kui keegi ei tea, siis Ruusal on selline pood. Mina ei teadnud, et see on siuke pood siin on. Mõtlesin ikkagi mingi koop või asi kui üldse nagu, aga lusikapood on siin jah. Ma ei tea, kas saab arvatavasti peale lusikat midagi muud ka, mida lusikaga süüa, näiteks jogurtit või õlut. Jaa, äge küla. Midagi pole öelda, bussi pealt on seal, siis saab bussiga ka siia tulla ja aga ma panen siis sinna edasi Põlvasse, mingid metsavaeda eespidi näiteks. No nii, tulin nüüd suure maantee pealt, ütleme maantee pealt, asfalteeritud maantee pealt. Tulin ära, keerasin siia RMK tee peale. Päris võimsad teed on küll RMK ikka teinud, ma ei tea. 6 meetri laiused või? Okei, no 4, okei. Et on laiemad veel muidugi, aga siin on nagu näha, on metsa tehtud ka. Loodan, et panad uuesti kasvama, uued istikud ka siis ikkagi siia. Tundub, et siin on mänd on vist jah, mänd jah. Mõned seemnepuud on jäetud lindudele ka. No siin on täitsa võimsad teed juba ju. Nagu isegi liikluskorraldust vajaks juba mingis mõttes vaata, et siin on päris märg tegelikult, et kui neid kraave siin ei oleks, ega see ongi ka ju. Et siin on täitsa vett täis peaaegu. Muidu oleks see värk siin ju võib-olla soostunud või, see võib ka olla ju. Et selles mõttes nõukaajal muidugi tehti ka midagi, noh, paar asja tehti hästi, neid pole palju. Aga see metsa kuivendamine, ütleme sooda kuivendamine tegelikult tehti päris palju nõukaajal. Tehti 50 päris palju tegelikult, et kõik järvseljad ja ma ei tea kõik kohad. Need oleks praegu ka veel sood, et tegelikult on, kui siit ilus männik jälle tuleb, siis on tegelikult okei ju kõik. Muidugi monopuistu on halb, haigustele vastuvõtlikum, aga siin on taga küll nagu segamed, see on kased ja siin on ka mõned, aga noh, kokku on ikkagi männid vist jah. Aga ei, see on nii tore tegelikult, võib-olla isegi seeni suvel olla siin. See on päris huvitavalt, kased nagu maha võtta vahelt. Huvitav, kas see on vaata kui peeniksed kased, need on nagu siis, ma ei tea, mis nendega tehakse, paberipuiduks ei saa minna või ma ei tea, laudasid midagi ei saa, aga huvitav, kas see ongi mingi, mis see on siis, harvendus või hooldusraie siis pigem või? Et kased vahelt välja võetud. Ja mingi metsanduse proff ei ole ka nii, et kes teab, see võib öelda. Ma arvan, et see on mingi harvendus või siis või sanitaarraie vist on natuke teine on ju, aga midagi sellist. No nii, keerasin see metsa vahel sisse. Põikasin väikse põike ka ikka, päris metsa ka näha ikkagi. Aga, mis ma hakkasin mõtlema, ma arvan, ma olen kõndinud juba, ma ei tea, mingi 3-4 kilti ja ma arvan, ma olen välja teeninud ühe rohelise joogi, mis läheb ilusti metsaga kokku. Nii et vaatame, kuidas see mekib siis. Lõunaoode. Ma ei tea, ta on hea, no. Andke andeks, aga alekoki pilk on hea. Kuigi ta pole veel väga jahe veel. Ega ta jahedamaks enam ei lähe, aga ta on hea, jah. Need peaks olema siis arvatavasti need drenaaži, ma ei tea, siis toru on vale öelda vist, aga drenaaž, jah, põhimõtteliselt siis, jah, saad aru, mis mõtlen. No nii, kas mu silmad petavad mind või teeb seda ainult minu naine? Igal juhul, siin on jahipukk, uutis ka ristteel, see on nüüd see kuulus 4-tee rist. Ma ei tea, kas Äll, sina julged üles ronida siia või on see on ka liiga kõrge juba või? Aga vaatame, meie ronime, kui me siit saame kuidagi. Ops, loodan, et see kokku liigub päris. Ops. No nii, vaat siit. Siis jahitakse loomi või? On see loogiline või? Või äkki see on liikluskorralduse jaoks, et siin on niisugune töötaja, kes vaatab, ei, otse, minge paremale. Vasak, ots kajab. Tuleb veevetu koht või? On või loogiline või? Mis ta tundub? Mis loom see oli? Okei. Harilik metstuudur. Siin on veel üks pukk, nagu näha. Ka sama ehitusega, sama konstruktsiooniga, sama insener on selle arvatavasti teinud. Aga ma tahtsin seda, et mõnus rahulik on.
lind laulab, ühtegi mingit hääli, muid hääli väga ei tule sisse kuskilt. Noh, peale enda lolli müla on ju. See on see tüüpiline mets, mis nagu, ma tean, hällile ei meeldi selline ilus puhas mets, ta tahab võsa. Aga see on täpselt selline Lõuna-Eesti, kus inimesed, seenel käik tuleb kohe meelde, vaata see film on ju. Viivi! Et selline mõnus, ütleme, jalutamise mõttes väga hea metsalune, eks arvatavasti on seal vist mustikatall ja mingit karusammalt või seda karusammal ikka vist jah. Palusammal ka muidugi jah. Ja männid, et hästi liigivaene mingis mõttes. Aga täpselt siuke, võtaks paar kukekat äkki siin on, pilvikud on kindlasti siin. Et jalutad vaikselt rahulikult siin. See on nagu mõnus. Siin, kas on teine disain või ikka sama või? Ikka sama lihtsalt ülesronimise on seal pool. Aga tead, mis ma aru sain või? Ma arvan, et siin on ajujahti tehakse siin. Ja see ongi see tee, siis, kus ajujahtijad tulevad siit välja siis on ju. Ja ajujahitavad jooksevad see tee peale siis. Ja siit pukis siis lastakse. Huvitav lind oli jälle, kuuliste või? Hakkan jõudma varsti, ma vaatasin kaardi pealt natukene küll, kuhu ma ummus lähen. Et siin peaks olema tee, RMK tee mingi asja otsa. Aga meil jala on see hea asi, et enamus igas kohas peaaegu pääseb läbi, ütleme selles mõttes, et kui see tõesti ei ole mingi, ma ei tea, uraaniumi tehase juures või ma ei kujuta ette, kus ei, või kaitseväe mingi asjadest, sinna sa ei saa lihtsalt, et tuleb relvastatud valve sulle ette ja aga põhimõtteliselt see jala, kui kellegi territooriumi ületada, saad peaaegu igalt poolt läbi ikkagi. Huvitav, siin on ka olnud kunagi see veevõtte koht või? Ma kuidagi nagu väga kinni kasvanud. Järelikult pole siin tükk aga tulekahjusid olnud. No nii, nüüd jõudsin jääma suure tee lõppu. Igal juhul ma teen väikse pausi siin korraks ja võib-olla keeran hoopis siia, see on üks müstiline mets siia vahele. Aga kõigepealt väike puhkus. Ennem ütlesin, et on müstiline metsaalune. Ma ei tea, kas on või? Kuused. Rada läheb, siit on ikka mingid RMK masinad või ma ei tea. Millegiga on siit sõidetud küll kunagi, jah. Oi jah, siin läheb päris vesiseks. Kuule, ka raudtee paistab juba. See oli nii väike jupp ainult oligi või? Tegelikult on ägedad rajad sellised. Siin võib olla kuuseriisikaid, ma arvan. August, juuli lõpus augustis kuskil võib-olla jah. Et täpselt selline koht, kus võiks olla. Siin pool ka. No nii, raudtee ju paistab. Mööda raudteed läheks, jõuaks ka Tartusse muidugi. Aga tegelikult ametlikult siis tohi raudtee peal kõndida, nii et ärme siis seadust rikku, oleme ikkagi teeme asju korrektselt. Aga tavaliselt lähevad siit teenindusteede äärest, tihti raudtee äärest. Vaatame, kas siin ka midagi on seekord või peab natuke aega kuskil võdas kõndima, vaatame. Aga võib-olla teisel pool on, vaatame siin pole ka. Ei ole siin teed, ei ole siin, siin ääres saaks kõndida, aga teeme siis väikse korraks kõnnin siin lihtsalt ja siis pööran kuskile. Mingi tuleb, paistab mingi rong tuleb või? Päris huvitav, pärast kaamera alla jätaks siia. Igal juhul, näitabki, annab märku, et ma olen ära minema siit. Vaatame, lähme kuskile siia kõrvale. Ei saa siin päris hullu ei saa ka mängida muidugi. Oleme ausad, ei, ärge seda ja tehke ja see on ikkagi, võib päris ohtlikuks muutuda. Lähme siit kuskilt äärest praegu. Ma loodan, et siit tuleb mingi metsarada. Kuskil kurat peab ikka olema mingi metsateena. Ei saa päris nii olla. Aga Mart leiab ikka midagi üles, alati. Tuudur alati leiab lõpuks. Kas see lahendus on hea või halb, aga siiamaani elus ma olen. Seegi siia raudtee äärde on kuused ise kasvama hakanud, üks kuusk. Kõrval üks mänd ka. Ja veel, ma just nüüd istutud on. Ma olen ise levinud siia ikkagi. Mõni on näed juba hakkab ära kukkuma. Männid jah, sealt rong tuleb.
Ma arvan, et siin tundub paksem mets, kui seal on mingi rada sees, ma arvan. Ma arvan, mõtleb, et kes see vend on siin kaameraga filmib niimoodi. Ma arvan, põik on ikka siia sisse, sest tundub kõrgem koht, vaata selle taimetsega saab aru ka. Kõrgem puud, järelikult on viljakas minnas, väga vesine ei ole. No nii, mingi tee ma leidsin, aga õigemini, ma ei tea, siin on mingi siuke raudtee kõrval pajud on minu arust, näiteks paju või. Et kuidagi siit ma hetkel püüan ennast läbi murda. Ma loodan, et seda ei ole ka nagu mingit head varianti. Või teisel pool oleks parem või? Kui äkki ma kolin teisele poole tegelikult. Ta tundub, et on nagu avaram veits. Kiirelt siuke zigzag. Vaata, kui rongi ei tule. Pole ainult kasakult, ta on mingi ülegi kradu tehtud need puitu kelle jaoks. Vaatame, äkki siin kuidagi tundub siuke. Aga seal paistab mingi, näed, mingi ristmek, et võib-olla sealt väga palju kannatama enam ei pea. Vaatame siia ülesse. Ja siin on ka mingi loomarada või? Mingi peenike rada ikka läheb siit. Mingi kitsed või? Aine nägin 2 metskitse kusjuures. Aga ei jõudnud kaamerat välja võtta õigel hetkel. Panin ikka üle raudtee siit. Võib-olla samamoodi seiklesid hommikul nagu mina. Olid eile võib-olla õlli võtnud veits. Nagu te näete, on seal Holvandi. On selline koht või? Holvandi raudteepeatus. Holvandi. Et igal juhul esimene sihtpunkt, nii-öelda. Sihtmärk, sihtkoht, eesmärk, sihteesmärk on täidetud. Et oleme ainult esimese raudteepeatuseni välja jõudnud. Meil läheb päris mõnus tee tegelikult kõrvalt. Hea rahulik tee oli see. Loodame, et mingit eramaja ei tule, mingit lahtis koera kuskilt, aga siis tundub, et selle tee järgist ei ole. Igal siin on raudteepeatus. Ma hakkan mõtlema siit, ma ei ole mitte kunagi ei rongi peal läinud ega maha tulnud. Mis on huvitav, tavaliselt ikkagi enamus peatused on moel veel teisel kuidagi nagu avastatud, aga seda peatust tõesti, siin ei ole tõesti. Ja väljumine toimub siin ainult läbi C-ala. Siia jätka ka meelde endale. Kurat, siin on ikka kellegi hoov. Näed, ma ei hakka minema kellegi hoovi siit. Ma teen siukse lükka tegema siit, et ma lähen hoopis sellest raudteepeatusesse. Siit. Nüüd ma tean, mida Tom ja Iti te tunnete kogu aeg üle kraavide ja läbi võsa. Et respekt muidugi selle eest teile. Teie kiituseks väike lonks ka. Okei. Nüüd pääsesin küll vist ära kuidagi siit. Ma mõtlesin, et ma ei viitsi mööda maanteed kõndida, et see on väga ägedad teid ei lähe. Korra kaardi peal vaatasin ka. Läin siin raudtee äärest ja vaatan, kui tuleb mingi äge siuke paralleelselt võib-olla mingi äge siht või tee, siis keeran sinna, aga vaatan, et raudtee äärest vaikselt lähen. Ma ei tea, mitte kilte siit on, võib-olla. Ma ei tea, 8-9, näed, kuule, super, ja näed, isegi sillad tehtud siin ja niimoodi on täitsa lust kõndida. Katrin lust. See on siuke lahe metsalon, kus jalutada. Siit minna niimoodi. Muidugi jalad teevad mingisugust topelttööd, et ei ole siuke päris kõige mugavam pinnas, aga ei, väga mõnus. Siit on palju ägedam minna, ma arvan, kui mööda maanteed. No nii, nüüd olen sattunud eriti siuksesse kahjuks metsa vahel. Ma vaatan, seal on raudteega, seal on majapidamine kõrval. Just mõtlen, et seal paistab midagi. Mingi sinine tünn. Võtan, siin majapidamist ei ole. Vist kellegi hoov ikka ei ole vastu. Ega ma ei tea ka. Okei, kuidagi ma saan sinna ikka. Saavad üle näiteks. Tünnid on siin. Tühjad lihtsalt. Okei. Natuke just veel olen põlvas. No nii, avasin siukse väikse metsaraja. Sain siin majast märkamatult arvatavasti mööda. Koera haukus midagi ma ei kuulnud, nii et hiilisin mööda vaikselt. Spioon nagu ma olen. Ja igal juhul jah, vaadake, äge tee. Ma arvan, et see tee
läheb välja maanteeni, loogiliselt. Mul telefoni aku saab kohe varsti tühjaks, nii et mul on seega jama, oleks pidanud laadima hommikul. Ma püüan leida Põlvas mingi koha, kus ma saan äkki süüa. Üks võimalus. Ja teine võimalus siis panna laadima enda asjad. Päris hea võimalus oleks see ju. Safiir. Mitte Satiir, kus ma ka olen ka tihti käinud. Satiirid inimestele ka tervitused muidugi. Te olete äge punt alati seal. Ja mul oli õigus. Maantee paistab. Sinakas toon. Mõnikord see sinakas siuke meeldiv toon. Et kuskilt rägastikust välja saad. Näed siukest värvi. Hops. Ilus tee ka. Tegelikult ju. Põlv on seal pool. Himmastas. Kohe. Ilus järv tegelikult või? Kohe tee ääres. Et igal pea 20 kilti olen kõndinud juba tegelikult täna. Ja varsti peaks Põlvasse jõudma. Ja ma arvan, Põlvast tuleb selline plaan ette võtta, et äkki mingi söögikoht leida. Ma tean, see Vaksali pubi töötab veel või? See oleks hea koht tegelikult muidugi. Ja telefon laadima panna. Ma vaatame, kuidas sellega läheb. Oota, üks asi veel. Kas puuke on või? Ongi puuk ta öelda see või? On ju? Mine ära, ma isegi ei tahtnud ära teda praegu. Panin sokid niimoodi peale pükstele. Teatavasti nippi ammu juba on ju. Puuk saab ainult üles minna ja siis. Aga jah, loodame, et rohkem ei ole. Igal juhul Põlva peaks paistma kuskil ees pool. No nii, tundub nagu Põlva, ei tundu või? On ju? Bensujaamad on Põlvas tuntud. See on ainult diislit vist või? Okei, mul pole vist praegu vaja seda. Pood on ka kinni vist. Tundub, et olen Põlvast välja jõudnud peaaegu. Üldse silte pole muidugi olnud, aga Põlva eeslinn ongi see teistsugune võib-olla võrreldes teiste linnadega. Et vanad bensujaamad töötavad, osad ei tööta. Ja vaatame. Põlvas väljas, 20 kilti kõnnitud täna. Ma arvan, see on päris hea. No nii, raudteejaam on siin. Siiamaa kohale nüüd jõudsin, väike Lehtla ka päris huvitav, jah. Põlva raudteejaam. Ma ei teagi, et igal juhul. Ma arvan, et mul saab see kaamera kogu aeg tühjaks, nii et lähen korra puhkama. Igal juhul teeme niimoodi siis, et ma otsin mingi söögikoha, püüan laadima asjad panna ja võib-olla filmi veel. Kui ei filmi, siis kerrad ikka kõvad ja 20 kilti kõnnitud. Ma arvan, see on päris hea. Kes tahab, saab õllega toetada. Tšau! Sass, mis narkoparun siin veel elab. Eesti lipp on mitte Kolumbia. See on küll imelik.